Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse, Neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 19–25 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab siin valikute tegemisega, et mõõkade 2 on valikute tegemise kaart. See kaart räägib sellest, et ükskõik millise otsuse te ka teete, see on õige otsus. Et selleks, et üldse edasi liikuda, tuleb teha otsus. Ükskõik siis, mis see otsus on, te saate edasi liikuda ainult siis, kui te selle otsuse ära teete. Edasi tuleb õigluse kaart ja õigluse kaart ütleb seda, et ükskõik mis otsuse te ka ei tee, õiglus on teie poolel. Et see on selline tarkade otsuste kaart. Ja teil on vaja ka julgust, sest edasi tuleb narr. Narr on uued algused ja seda julgust on vaja selleks, et nende uute algustega algust teha. Et teil oleks see julgus teha otsus ja otsustada, et nüüd ma hakkan uuesti pihta või mõne uue asjaga pihta. Et see narr seisab seal üleval mäe tipus ja temal on vaja leida see jõud endas, et see esimene samm astuda. Siis imeväel ilmuvad ka need trepiastmed ja ta saab sealt mäe otsast alla täiesti ohutult. Ta ei kuku kuhugi, vaid ta tuleb sealt täiesti ohutult alla. 4. kaart selles reas on maag ja maag on väga võimas kaart. Maag on manifesteerimise kaart. Maag on kaart, mis täidab teie kõige sügavamas südamesopis olevad soovid. Maag on see kaart, kus tuleks istuda maha, tuleks võtta paber ja pliiats ja panna kirja kõik oma soovid. Sest maag on niivõrd võimas kaart, et te saate manifesteerida ennast võlgadest vabaks, te saate manifesteerida endale uue kodu, te saate manifesteerida endale absoluutselt kõike. No absoluutselt kõik on maagikaardis võimalik. Teil tuleb sellesse uskuda, see tuleb kirja panna, üksikasjaliselt kirja panna. Näiteks te soovite endale uut kodu. Olete juba ammu unistanud, et teil võiks olla oma elamine näiteks, olete võib-olla üürikorteris. Siis pangegi kirja, millist kodu, kuhu kohta, millisesse elurajooni, kus linnas, mitu tuba sellel kodul on, kui suur on tema aed, ma ei tea, mis seal veel kõik olema peab, mis värvi, palju tube see juba oli, mitu akent, mis seal kõik võiks veel olla, milline mööbel seal sees peaks olema, kuidas see kodu peaks välja nägema, milline on tema projekt, kuidas ta üldse välja näeb. Ühesõnaga üksikasjalikult pange kirja, kus kohta te seda kodu tahate, millist kodu te tahate. Ja nii ka kõigi muude asjadega. Kui te soovite enda ellu armastust ja elukaaslast või armsamat, siis pange ka tema kirja. Pange täpselt kirja, millist meest või naist te endale soovite. Kui pikk ta peaks olema, kui vana, mis ta peaks oskama, millised on tema iseloomu omadused, kas ta suitsetab või ei suitseta, võib-olla armastab ta õlut, võib-olla ta armastab hoopiski käia kuskil reisimas, võib-olla talle meeldib suusatada, võib-olla ta on kirglik kalamees, pange kõik kenasti kirja. Maag tahab sellist üksikasjalikku lähenemist asjale, sest et universum ei tea täpselt, kui te talle ei ütle. Universum annab teile, aga ta ei pruugi anda seda, mida teie olete mõelnud oma peas. Ta võib anda teile küll, aga mitte seda, mis te nagu tegelikult soovite või tahaksite. Annab teile midagi muud. Annab kodu küll, aga mitte sellise. Annab mehe küll, aga mitte sellise. Et sellepärast ma soovitan teil maagikaardiga olla väga täpne.
täpne oma soovides, aga kindlasti kasutage ära see võimalus, kui maagikaart tuleb lugemises välja, siis seda ei ole mõtet raisku lasta seda kaardi. Ma ei tea, kui palju kordi ta teile veel selle aasta jooksul lugemises välja tuleb, aga praegu ta on kohal. Et kasutage juhust ja soovige, manifesteerige endale absoluutselt kõike. Siin ei ole piire. Maagikaardis ei ole piiranguid ega piire. Nii, lähme maagist edasi. Siin all on teil karikate 5. See karikate 5 on kurbuse kaart. See karikate 5 räägib sellest, et te kurvastusega vaatate tagasi, te olete õnnetu sellepärast, et siin 3 karikat on ümber läinud. Ja te sugugi ei märka seda, et 2 neist on veel püsti jäänud. Te kurvastate millegi pärast minevikus juhtunu pärast. Ja olete nagu õnnetu ja endast väljas. Aga pöörake tähelepanu nendele 2 karikale, mis on veel püsti. Et teil on võimalik seda olukorda te muuta ei saa, aga te saate keskenduda sellele, mis on hästi. Mis on selles olukorras hästi nendele karikatele, mis on püsti. Ja hea uudis on see, et siit järgi tuleb kohe meile sauade rüütel ja sauade rüütel on selline rüütel, kes tuleb olukorda parandama. Rüütlid minu jaoks on alati sellised, kes tulevad päästma, kes tulevad olukorda parandama ja tema tuleb ka ja tema järgi tuleb kohe see karikate kuningas. Karikate kuningas on selline perele pühendunud tasakaalukas kuningas. Et kui see sauade rüütel tuleb ja lohutust pakub teile võib-olla selles kurvastuses, mis teil siin nende karikate pärast oli, mis teil ümber läksid, olukorra pärast, mis teil nässu läks, siis tuleb see rüütel, parandab olukorda ja karikate kuningas ütleb seda, et olge tänulik selle eest, mis teil on. Olge tänulik oma perekonna eest, olge tänulik oma sugulaste eest, olge tänulik oma lähedaste eest, olge tänulik oma töö eest, olge tänulik kõige selle eest, mis teie elus on. Soovige maagiga endale kõike, mida teie hing ihaldab, aga nädalavahetus pühendage oma perele. Veetke aega oma perekonnaseltsis, tuletage meelde neid inimesi, kes on kaugel, helistage neile, saatke meil, küsige, kuidas neil läheb. Ärge unustage ka oma vanemaid sugulasi, vanavanemaid, ema, isa, võib-olla vanemaid lihtsalt sugulasi. Helistage neile ka, minge külla, kui on võimalik. Või vähemalt tuletage ennast meelde, küsige, kuidas neil läheb, kuidas nad sellel talvel hakkama saavad. Võib-olla on neil abi vaja. Et karikate kuningas ongi selline perele pühendunud, tasakaalukas, väga mõistlik kuningas. Et nautige seda nädalat. Ärge unustage siis maagikaardiga endale soovida ja võtke julgus kokku oma elu muuta. See, mis jäi minevikku ja mis on läinud nässu, ärge nutke seda pikalt taga. Sest ees on ju palju paremat ja teil on 2 karikat veel püsti. Te saate kas olukorda parandada või hoopis leiate selle mingi uue võimaluse. Näete seda võib-olla selgema pilguga oma olukorrale lahendust. Aga maagikaardis kindlasti soovige ja soovige endale üksikasjalikult. Pange kirja kõik, mida te olete elult siiani soovinud, aga pole veel saanud, siis nüüd pange see uuesti kirja. Tuletage universumile meelde, et te olete olemas, et te tahate kõike seda, mida tal pakkuda on ja tal on, sest temal on rikkalikud võimalused. Universumil ei ole mitte millestki puudu. Teil tuleb lihtsalt osata küsida. Aga mina soovin teile imelist nädalat ja kohtume järgmisel nädalal.